tere, Ürgveekoja taroskoobi huviline. Meie aprillikuu ühiseks sõnumiks võiks olla nautida seda, mida me oleme saavutanud ning tunnustada ennast kõige selle eest, millest me läbi oleme tulnud ning võib-olla ka puhata, et mine tea, mis tulevik meil veel pakkuda suudab. Me oleme teinud piisavalt palju tööd, et lasta sellel tööviljadel nüüd ennast natukene aega kanda. Meil ei ole vaja rabeleda, meil ei ole vaja kogu aeg üha rohkem ja rohkem saavutada selleks, et ennast mingil tuleviku hetkel tunda hästi. Kui me praegu ei naudi seda, mida meil juba olemas on, siis kes ütleb, et mingil hetkel tulevikus me saame seda nautida, mida me saavutanud oleme. Meil praegu on aega, meil praegu on võimalusi, nii et istume, vaatame, kuidas ilus kevad saabub, naudime neid linde, kes saabuvad ning tunneme rõõmu lihtsalt olemasolemisest. Ning nagu tavaliselt, kui teile meeldib see, mida te kuulete, märkige meeldivaks. Kui te veel ei ole meie kanali tellija, vajutage sinna tellimise nupule. Alati on oodatud kommentaarid ning siin all kirjelduse kastis on otselingid iga märgi juurde. Ning samuti soovitan, kui te teate oma kuu või tõusumärki, vaadake ka nendele vastavaid kirjeldusi ning saate endale laiema põhjalise soovituse eelolevaks kuuks. Nägemiseni. Tere, jäärad! Teie aprillikuu võib tunduda, nagu teie elu algaks uuesti, nagu otsast peale. Eriti siis, kui te tegite märtsikuus valiku, et te hakkate liikuma sinna poole, kuhu teie tahate, mis on teie eesmärgid, mis on teie unistused. Ning see positiivne edasi liikuma panev jõud saadab teid ka aprillis. Teil tõenäoliselt tekib palju võimalusi õppida erinevaid uusi kas oskuseid, uusi teadmisi hankida, uusi hobisid katsetada, et selline huvitav õppimist soodustav kuu. Ning kõige selle taustal sa tead, et sinu kodu on sinu kindlus. Sul on selline mõnus olla, sa tead, et kui sul tekivad probleemid, sul on seljatagune olemas, kes sind kaitseb, kes sind toetab. See on sinu jaoks väga oluline ning sa naudid ka seda kodus olemist. Sa oskad motiveerida oma perekonda tulema kaasa sinu unistustega, et luua kõikidele parim võimalik. Nii et kallid jäärad, laske samas õpihimulises vaimus edasi ning sa näed, kuidas sinu elu muutub täielikult selliseks unistuselaadseks väljakutseks, võimaluseks ning mis siin ikka, ilusat kevadet ning pööra ikka nägu päikese poole. Tere, sõnnid! Aprillikuus on aeg teil teha otsus, millega jätkata ning mille juurest minema kõndida. Sest et tõenäoliselt olete võtnud endale ette liiga palju ja te ei suuda sellega kõigega hakkama saada. Nüüd on aeg vaadata, mida te tegelikult tahate ning jätta minevikku see, mis teid tegelikult enam edasi minna ei aita. Kõike ei ole mõtet kogu aeg kaasas tassida, sa lihtsalt ei jaksa. Pane mõned asjad maha, sorteeri, vaata, mida on vaja, mida ei ole vaja. Et lihtsalt sellepärast, et ma kunagi vajasin seda, ei ole vaja
seda ka edaspidi nagu kaasa tassida, kui sa tegelikult seda teadmist, oskust, võib-olla isegi füüsilisi asju tegelikult ei kasuta. Ning kui sa suudad selle otsuse ära teha, mida maha jätta, mida kaasa võtta, mida edasi teha, siis võib tulla sulle pakkumisi ka sellistest kohtadest, kus sa ei oleks osanud oodata. Tõenäoliselt mingisugused uued lepingud, näiteks võib-olla tahad uut maja osta või mõni uus töökoht või selline muu lepingulaadne olukord. Või siis lihtsalt leiad omale need enda huvidega uued võimalused sõpruskonna laiendamiseks või lähedki nii-öelda uuele töökohale, kus see keskkond on rohkem sinu väärtustega kooskõlas. Ehk et kallid sõnnid, kui teie suudate ära otsustada ja teha inventuuri, mis teie elus on väärt tegemist, mis teie elus ei ole väärt enam kaasaskandmist, siis tuleb teie aprillikuus väga oluline uus periood, mis on rohkem kooskõlas teie sisemise sooviga. Tere kaksikud! Kui sina tunned praegu ennast väga masenduses, sellises mustas augus, kus kõik on nii pahasti, kõik on nii kehvasti, asjad ei lähe nii, nagu sina tahad, siis sul on soovitus aprillikuus tõsta pilk ülesse, vaata, mida sinu ümbritsev sulle pakkuda saaks ning kasuta oma mõistust, südant, mida iganes, et leida võimalusi ja vahendeid sellest mustast august välja tulemiseks. Aprillikuus on sinu jaoks olulised igasugused kõikvõimalikud suhted, mitte ainult romantilised, vaid ka perekondlikud, töökondlikud, sõpruskondlikud, mida iganes. Oluline on, et sa ei jääks üksinda istuma, nugrutsema. Mine käi ringi, kutsu endale külla, mine käi ise külas, käi teatris, vaata ringi. Mõndadele kaksikutele võib aprill tuua ka uusi romantilisi suhteid, sest sa oled ise natukene vastuvõtlikum sellistele emotsionaalsetele muutustele. Sa võib-olla pöörad tähelepanu rohkem sellistele žestidele, mis sinu suunas tehakse, seetõttu võid leida ka uusi romantilisi suhteid. Aga see ei ole kindlasti kõikidele ning suhete puhul jälgi enda tundeid, mis need erinevad suhted sinus esile kutsuvad. Kindlasti ära lase nendel tunnetel üle pea kasvada, et mingi osa mõistust peaks ikkagi alles jääma, kuid ära ole ka ainult mõistuses kinni. Sest nagu ma ütlesin, kui sa jääd üksinda mõistusesse, sa ei pane tähele neid võimalusi, mida elu sulle tegelikult pakub. Ehk et kallid kaksikud, aprillis ära jää üksinda istuma, maailm pakub sulle huvitavaid võimalusi, kui sa ainult tõstad pilgu ja vaatad. Tere vähid! Teie aprill on tõenäoliselt väga äkiline, kiire, selline peadpöörtav, eriti mis puudutab teie tegude tagajärgi või teie tegusid ja nende tagajärgi, selles mõttes, et kõik see, mis te teete, tuleb teile endale tagasi. Ning kui te ei suuda ennast panna teise inimese kingadesse, ehk et käitute ainult enesekeskselt, egoistlikult,
siis tõenäoliselt on teie aprillikuu selline pigem kehvemapoolne, tuleb palju nääklemist, tuleb palju sellist väiklust, niisugust ühesõnaga, et te kogu aeg näete, et teile tahetakse käru keerata. Aga tegelikult on see, et kõik see, mida sa teed teistele, tehakse sulle tagasi. Ning et kui sa suudad jälgida seda, et sina teeksid head, siis tuleb see sulle tagasi. Aga see tähendab ka seda, et kui sina teed teistele head ainult sellepärast, et sina saaksid tagasi mingisugust väärtust või kasu või et näed, et ma pean tegema sellepärast, et siis ma saan seda kõike endale ka, siis tõenäoliselt samamoodi tegelikult ei saa, sest et see põhjus või see algtõuge, mille pärast sa midagi teed, on iseenesest selline mitte väga kõrge sageduslik, ehk et mitte väga positiivne. Et sul on väga oluline vaadata, mida ja kuidas sa aprillikuu jooksul teed. Et jälgi ennast väga hoolega, sest et kõik asjad tulevad sulle väga kiiresti tagasi. Et see nii-öelda tagasiside on praktiliselt kohene kõikidele sinu tegevustele. Nii et seetõttu vaatagi, mida ja kuidas sa aprillis teed või ütled või mõtled. Selleks, et ei tuleks nägelusi, et ei tuleks kaklusi, et ei tuleks mingisugust jama, kus sa tunned, et tahaks karjuda, kõik on vastik, kõik on mis iganes. Seega vaata kõigepealt peeglisse ja arvesta sellega, et kõik muutused, kõik tagajärjed tulevad sinu juurde aprillis väga kiiresti. Tere lõvid! Teile aprillikuu on selline tasakaalu leidmise kuu andmise ja saamise vahel. Eriti tasub seda tähele panna iseenda sees, millega sa tegeled, kas see, millega sa tegeled, täidab sinu karikat või mitte. Sa pead aprillis kuulama oma sisetunnet, pöörduma enda sisse, et leida seda, mida sa saad pakkuda välismaailmale. Aprillis on mõistlik võtta asju natukene rahulikumalt, jälgida kõiki seda, mida sinu enese sisemus sulle öelda tahab, millele ta sul tähelepanu pöörab, et õppida võimalikult palju iseenesest. Ehk aprillikuu on sinu jaoks, kallis lõvi, pigem eneseotsingute kuu. Et ei ole see tavaline selline väljapoole säramine, väljapoole paistmine, väljapoolt enesele kinnituse leidmine, vaid vastupidi, kõik, mida sa teed, peab olema selline, et sa tunned, et see on see, mida sinu jaoks vaja on, et nagu ma ütlesin, mis sinu karikat täidab. Sa ei saa lõputult väljapoole paista, väljapoole anda, on vaja saada ka nii-öelda tagasi ja sinu puhul see tagasisaamine ei tule väljapoolt, see tagasisaamine tuleb sinu enda seest. Kui sa leiad enda seest selle nii-öelda võluallika, mis toetab sinu väljapoole säramist. Ehk et selle pika jutu kokkuvõtteks, kallis lõvi, ära liialt palju anna, võta ka vastu või leia see kõik enda seest ülesse, mis sind toidab. Tere, kallid neitsid! Teie aprillikuu on selline väga huvitav liikumise kombinatsioon, ehk et teil on peamõtteid täis. Te jooksete siia-sinna, ajate igasuguseid asju, teete plaane, mõtlete läbi, võib-olla isegi alustate asjadega, mis tegelikult on kõik veel nii-öelda toored,
ehk et väga selline energiline, väga kiire, väga liikuv, väga võib-olla isegi kaootiline kohati. Ja selle tasakaalustamiseks on teil soovitus võtta oma süda ka sellesse töösse nii-öelda kaasa, et ära ainult tegutse mõtlemise ja aju ja ego pealt, vaid alati kuula ka seda, et mida su keha sulle ütleb selle tegemise peale, mida su süda selle peale ütleb, et kas see kõik, mille järgi sa jooksed, millega sa tegeled, mis plaanid sul on, et kas need on ka tegelikult sinu kõrgemaks hüvanguks. Kui sa suudad võtta selle südame enda mõistusega kaasa tööle, siis tõenäoliselt on sinu aprillikuu selline väga tasakaalus. Sa mõtled asjad läbi, sa kaalud need südamega üle ning kui need mõtted ja südamega kaalumised on tasakaalus, siis see tegevus, mida sa teed, toob sulle pikemaajalist kasu. Kui sa mõtled ja tegutsed ilma, et sa südant kaasaksid, siis tõenäoliselt see ei too sulle tagasi nii palju, kui ta võiks. Samuti võid sattuda sehkeldustesse, raiskad aja ära ja sellest ei ole mitte mingisugust tulemust. Ehk et kallis neitsi, mõtle, tee, ole, aga ära unusta võtta oma südant sinna kaasa. Kui sa seda teed, siis oledki sina kogu oma maailma kuningas. Istud seal nii-öelda mäe otsas ja võib-olla isegi üllatusega mõtled, kuidas ma küll siia sattusin, sest et see on nagu see, mida ma tahtsin. Ja selleks ongi vaja mõistus ja süda koos tegutsema panna. Tere kaalud! Aprillikuu on sinu jaoks selline mõnus, rahulik aja mahavõtmise aeg või selline eneseloodu nautimise aeg. Et sul on tunne, et kõik asjad, mida sa oled teinud, on nüüd valmis saanud, et mis siis nüüd edasi. Ongi see, nad on valmis, võta aeg maha, naudi, tunne rõõmu, kiida ennast selle eest, millega sa hakkama oled saanud. Aga samas proovi jääda ka avatuks kõikvõimalikule üllatustele või maagiale või sellisele ootamatusele, et ära jää sinna mõttesse, et nii, et ma nüüd sain täiskasvanuks, nüüd on kõik, nüüd ei ole enam mitte midagi, elu läheb edasi nii, nagu ta praegu täpselt on. Ei, ära seda küll mõtlema jää, vaid vastupidi, mõtle, kuidas lapsed näevad maailma. Et nende jaoks on tegelikult iga päev nagu täiesti uus algus, täiesti uus võimalus, täiesti uued olukorrad ja sinul ka proovi leida või näha neid uusi nurki selles nii-öelda vanas maailmas. Ära kaota ära endast lapsemeelsust, vaid leia neid üllatusi, märka neid üllatusi, sest elu on üllatusi täis ning kasuta neid enda maailma uueks loomisel või uuele levelile loomisel. Sa oled selleks võimeline ning naudi oma aprilli. Tere skorpionid! Sinul on ka aprillikuus selline pigem kiire, pigem väga toetava energiaga aeg, mil sa suudad teha otsuseid võrdlemisi kiiresti, aga selle juures kindlasti jälgi, et need otsused oleksid ka sinu südame teega kooskõlas. Ehk et sa tead, et sina ise oled oma teejuht, oma saatuse sepp, oma autojuht, et kuhu sina minna tahad, sinna sina ise suunad oma liikumise. Aprillikuu
toetab sind sellel teel, et sa saad tõenäoliselt kergemini teha neid valikuid, kuhu sa minna tahad. Aga see ei tähenda, et sa annad endalt ära selle otsustuse, et keegi teine võiks sinu eest teha neid suuna muutvaid, suuna näitavaid otsuseid. Ei, see on sinu enda teha. Sina oled oma elu autojuht. Sina ei istu seal kõrvalistmel, vaid sina juhid autot. Ning kui sa suudad seda kogu aeg meeles pidada, võtad oma ülima soovi nii-öelda selleks teejuhiks, oma, ma tahaks öelda mõistuse hääleks, võtad oma südame oma mõistuse hääleks, siis pole sul muud kui ainult unistuste täitumine. Sa saad kõik selle, mida sa tahad, ning see toob kaasa ka selle, et sa saad anda ka teistele seda, mida nemad tahavad. Sest me oleme tulnud siia maailma sellisesse energiasse, kus kõik see, mida sa välja annad, see tuleb sinu juurde tagasi. Ehk et mida rohkem sa teed seda, mida sina tahad, seda rohkem saad sina tagasi seda energiat, mis võimaldab sul teha seda, mida sina tahad. Ning see, mida sina tahad teha, see tuleb alati südamest, see tuleb alati sellisest kõigi hüvanguks olevast energiast ning selle tõttu ka kõik see, mida sa nagu välja kiirgad, välja annad, teed, see on kõigi hüvanguks ning see jälle omakorda toob sulle kõik tagasi, et sina saaksid veel jälle anda, mis toob sulle jälle tagasi ja mis tõttu sina saad jälle anda. Ühesõnaga selline, mida rohkem sa teed seda, mida sa tunned, et on sinu nii-öelda südametee, seda rohkem saad sa seda, mida sa tahad. Ning aprillikuu jooksul tuleb see isegi kiiremini kui tavaliselt. Ehk siis ei midagi muud kui tea, kuhu sa teel oled, mine sinna oma südame häält jälgides ja mine sinna oma auto juhina. Tere hamburid! Teie aprill on selline väga positiivne kuu, selles mõttes, et te olete pannud maha midagi nii-öelda ja see nüüd peab kasvama. Ehk et te olete alustanud millegi tegemisega, mingi ettevõtmisega, mis lihtsalt tuleb rahulikult edasi teha. Te ei näe hetkel veel selle tulemusi, aga see ei tähenda, et neid tulemusi tulemas ei ole. Kui sa suudad ennast hoida sellises rahulikus olekus, et sa ei paanitse, et sa ei mõtle üle, vaid hoiad pea selge, hoiad oma emotsioonid nii-öelda kontrolli all, siis tuleb sinu sellest nii-öelda tegevusest ka selline tulu, mida sa ootad. Ehk et näitena võiks tuua selle, et kui ma panen täna tomatiseemne mulda, siis ma ei saa seda tomatit homme päev süüa. Samuti ma ei tohi seda tomatiseemet käia iga päev aina sealt mullast välja kakkumas, et vaadata, et kas ta nüüd on kuskile hakanud liikuma, et kas tal on juba idu taga, kas tal on juba kuskil midagi tulemas. Kui sa selliseid segavaid tegevusi teed, siis ei tule sul sellest tomatist lõpuks mitte midagi, sest et sa segad tema loomulikku kasvamist ning ta ei kasva ja siis sa ei saa seda nii-öelda tomatit. Aga kui sa paned selle seemne mulda, sa käid iga päev seda kastmas, rahulikult jälgid, et tal oleks piisavalt valgust, piisavalt niiskust, kõike seda, mida tal on kasvamiseks vaja, siis sügisel sa saad oma tomatid. Samamoodi on ka sinu selle mis iganes projekti või tegevuse või olukorraga. Sa tead, et sa teed kõik selleks, et see nii-öelda vilja kannaks, siis palun tee seda rahulikult edasi ning sa saad selle vilja kindlasti. See ei pruugi tulla sul nüüd aprillikuus,
aga see võib ka aprilli lõpus tasu tuua. Igal juhul, kallid hamburid, hoidke pea selge, kui te olete juba midagi maha pannud nii-öelda, siis see kindlasti toob teile tasu. Ära mõtle üle, võib-olla pane ka päriselt tomatid maha ning naudi kevadet. Tere kaljukitsed! Teie aprilli märksõnaks on tõenäoliselt kommunikatsioon. Erinev kommunikatsioon erinevate inimeste vahel, erinevate teemadega. Samuti võib see tähendada oma oskuste jagamist või oma oskuste täiendamist. Tõenäoliselt see toimub pigem nii-öelda füüsilise maailma teemadel või materiaalse maailma teemadel. Ehk et kas sa õpid juurde mingit konkreetset tööülesannet või mingit konkreetset asja valmistamist või mingit konkreetset asja, mis ühel hetkel võib sulle tuua materiaalset kasu. Aga see tekitab sinus ka sellise unistuse või illusiooni, et kui sa praegu selle kõik selgeks õpid, et siis hiljem kukuvad kõik asjad sulle lihtsalt niisama sülle. Ei, tõenäoliselt mitte. Pigem on see, et sea endale neid unistusi, aga jälgi selle juures seda, et sa nii-öelda neid liiga suureks ei puhu, mis hiljem võivad sind nagu ebameeldivalt üllatada, et näed, ei läinudki täide. Sa oled piisavalt jalaga maal inimene, et lubada endale sellist täispuhutud illusiooni. Ja seetõttu on ka väga oluline ka see, kuidas sa suhtled teiste inimestega. Ehk et aprillikuus on väga oluline jälgida seda, mida sina suust välja ajad ning mida sina kuuled, mida teised räägivad. Et sa võid endale selle nii-öelda kuulmise pealt luua illusioon, et inimesed räägivad sulle ühte ja sina arvad, et ohoo, kõik on nii ilus ja särav ja tore, aga tegelikult see, mida nad rääkisid, on hoopis midagi muud. Seega, kallis kaljukits, ole edasi jalgadega tugevalt maas, räägi väga arusaadavalt, väga jälgitavalt ja kuula seda, mida sulle räägitakse, et sa ei looks teistele illusioone oma sõnadega ning teiste sõnadest ei võtaks endale mingit arusaamatut illusiooni. Ehk et kallis kaljukits, aprillikuus räägi inimestega ja kuula neid. Tere veepalaja! Sinul on aprillikuu see aeg, kus sinul on vaja tõusta nii-öelda sellest väiklasest maailmast kõrgemale. Et ära lase ennast häirida sellest, mida teised sinu pihta ütlevad, mida nemad teevad. Vaid nüüd on see hetk, kus sina hakkad looma endale sellist enese seest tulevat uut maailma, omale uut elu. Ja selle puhul ära mõtle selle peale, mida teised arvavad, mida teised teevad, kuidas nemad teevad, vaid usalda seda sisemist teadmist, kindlustunnet, nii-öelda oma südant või oma kõhutunnet, et see, mida sina tahad, on täpselt see, mida sa tahad ja mida sa oled võimeline enda ellu looma. Sa võid tunda aprillis ka sellist keerulist või rasket olemist, nagu miskit suruks rinnale, et ei lase korralikult hingata. See on ka kindlasti see osa sellest nii-öelda sinu vanast maailmast, mis tahab sind tõmmata alla tagasi sellesse olemasolevasse, mitte toimivasse, sellisesse keerulisse, raskesse, vastikusse olemisse, mis
ei ole enam sinu jaoks vajalik. Seega proovi minna nii-öelda teistest eemale, võtta endale aega, võib-olla isegi mediteerida just selles mõttes, mida ma nüüd peaksin edasi tegema, et luua seda uut elu enda jaoks. Et see teadmine on sinu sees olemas, on hetk selle teadmise nii-öelda pinnale toomiseks. Selleks ongi hea tõmbuda endasse, uurida ennast ning siis see ka väljapoole paista lasta. Ehk et mine sinna enda südamesse, enda kõhutundesse, usalda seda ning loo endale uus mina. Tere kalad! Esimene mõte neid kaarte vaadates on sinu jaoks aprilliks see, et alistu. Inglise keeles on selle nimi surrender, eesti keeles on alistu. Selles mõttes, et mitte ära löö käega, vaid lase ennast nii-öelda sinu eluvoolul kanda. Usalda seda, et kõik see, mis toimub või toimuma hakkab, on sinu jaoks kõige parem. Ära mõtle üle, ära ürita sealt loogikat leida, vaid lihtsalt usalda, et kõik see, mis toimub, on sinu kõrgemaks hüvanguks, sinu võidu saavutamiseks vajalik. Ja kui sa alistud ehk lased ennast voolul kanda, siis sa näed, kuidas kõik see, mida sa soovinud oled, tuleb sinu juurde kergemini, lihtsamini ning võib-olla isegi sellisel moel, kus sinu unistused täituvad nii, et sa isegi ei teadnud, et sa neid unistusi unistanud oled. Või sellisem suuremal versioonil. Et kui näiteks sa oled unistanud, et ma tahan mingil kontserdil esineda, siis tegelikult tuleb see kontsert niimoodi, et sa näiteks esined hoopis lauluväljakul täis majale nii-öelda. Ehk et kui sa usaldad seda, et kõik on võimalik, kui sa lased oma mingist konkreetsest visioonist lahti, vaid ütled, et ma tahan midagi sellist või veel paremat, siis see tuleb igal juhul sinuni. Ehk et kallis kala, alistu, lase minna, anna oma nii-öelda südamesoovid universumile ning see täidab nad sellisel moel, millest sina isegi unistada ei ole võimeline. Veel paremini, veel võimsamalt, veel täiuslikumalt.